Universaalkerega Mercedes-Benz E-klass on oma kirstuliku disainiga jäänud minu meelest alati oma elegantsema sedaankerega venna varju. Muidugi on ta alati olnud jõukama mehe praktiline tööauto ning tema enam kui 600-liitriline pagasruumi maht on vaadates kasutatud autosid kõigest mõned aastatega rännanud pagasruumist armatuurlaval olevale odomeetrile saanud endale 3-0 juurde. Nüüd, kui alles jäänud universaalkerega autod peavad aina enam tõestama oma eksistentsiaalsuse tähtsust, et mitte jääda ohvriks linnamaasturitele, ei jäänud ka Mercedesel muud üle, kui muuta oma E-klassi universaal elegantsemaks, ilusamaks, isegi kui see nõuab ohvreid. Tere tulemast taas kord kaasele oma naisluksuri proovisõidule. Tema disain näeb muidugi välja väga elegantne, eesosas on esitulede iluvõrre vahel küll natukene seda mõttetut musta plastikut, kuid tagaosas on olemas ägedad Mersu embleemiga tagatuled ja võltsid väljlasketorud siiski. Et muuta teda ilusamaks, laskis Mercedes tema katusejoont tagant natukene allapoole ja tagaistmeid nihutas tahapoole, et tagaistujatel oleks rohkem jalaruumi ja pearuumi, aga teljevahendal selle tõttu suurenenud ja tagaistujatel on tõesti jala ja pearuumi rikkalikud, seal on olemas meeleolu valgustus, eraldi kliimapaneel ja muidugi ka hiiglaslik kardaanitunnel. Pagasruumi maht on vähenenud, aga võrreldes eelmise mudeli 640 liitriga 615 liitrile ehk et tema disain näeb küll, aga selle eest mõnevõrra ilusam ja elegantsem kindlasti välja. Juba standardvarustuses saab talle tagasillale õhkvedrustust, kuid ehk saada täis õhkvedrustust pead sa leidma lisaraha ja 4 krooli, mis talle ei saa, sest et Mercedes ei osanud välja nuputada, kuidas universaalkerega autol seda toimima panna. Interiööris on olemas ka kõrvalistujale lisaraha eest võimaldatav superekraan. Kõrvalistuja saab sealt vaadata filmi või navigatsioonisüsteemi näppida. Kuid juht seda filmi ei näe, ta võib seda ainult kuulda, juhil on oma 3D-efektiga digitaalne näidikupaneel ja väga suur multimeediasüsteem on seal tõesti olemas, kuhu on isegi oht ära uppuda. Lisaks on olemas seal 20 kõlariga Burmesteri helisüsteem. Ja natukene leiab ka kõva plastikut mõne detaili pealt. Ja paraku on tal need tobedad nutiukselingid, mis tunnevad su ära ainult siis, kui sul on oma nutitelefon taskus ja kui sul seda taskus ei ole, siis Mercedes sind sisse ei lase. Mootorvalik on tal aga väga rikkalik, see algub 2-liitrise turbodiisliga 197 hobujõuga, mida saab tagaviolisena või nelikviolisena. 2-liitrine turbodiisel on olemas ka pistik-hübriidajamiga ja kui sulle see ikkagi ei meeldi, sa tahad midagi rajumat, siis leiab Mercedes oma arsenalist sulle 3-liitrise rida 6 turbodiisli 367 hobujõuga, mis võtab 8,5 liitrit sääle ja varustatakse foormatiku nelikveoga. Pistik-hübriidi puhul on olemas ka 2-liitrine turbobensiin 204 hobujõulisena ja seda saab ka ilma pistik-hübriidajamita, aga kui sa võtad selle pistik-hübriidi, saad sa 80 kilomeetrit vurada puhtalt elektrijõul ja kiirlaadjast 40 minutiga saad sa need kilomeetrid täis laadida, kuid kodus tavalisse vooluvõrku pannes pead sa oma elust ära kaotama 12 tundi, et oodata, et see laadiks ennast täis. Aga 3-liitrine rida 6 turbobensiin on olemas tal 381 hobusena ka. Tema hinnakiri alustab 71 000 eurost ja küündib 90 000 euroni ja kui sa tahad kuidagi soodsamalt, võid sa muidugi endale Škoda osta, kuid kui sa tahad midagi sama elegantset, võid sa võtta endale ka Audi A6, kes annab ennast kätte 56 000 euroga. Uus Mercedes-Benz E-klassi universaal näeb tõepoolest välja väga ilus, et ta on valmis ta kindlasti koha näitama paljudele linnamaasturitele ja see ilu, mis nõudis mõningad kadunud liitrid pagasruumist ohvritena, on kindlasti olnud kõike seda väärt. Selline on uue põlvkonna Mersu E-klassi universaalkerega versioon.
kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.